Tere, head hiidlased ja Hiiumaa sõbrad! Teen lühikese ülevaate eile 20. oktoobril Hiiumaa vallavolikogus päevakorras olnud eelnõudest ja otsustest. Päevakorra esimene punkt oli vallavalitsuse info ja vallavanem Ergo Tasuja andis ülevaate eelneval kuul toimunust. 1. oktoobri seisuga elab vallas 9853 inimest, sündis juurde 6 ja lahkus 6 inimest. Hiiumaale juurde kolis 38 inimest ja Hiiumaalt lahkus 53 inimest. Praegu on võimalus kõigil hääletada kaasava eelarve poolt, et palun seda võimalust kasutada. Vallal on nädalavahetusel sünnipäev, toimub Kalanas Vambolo rahvaretk, mida ka korraldab Muku klubi. Valiti uus noortevolikogu ja töö käib nii lisaeelarve 2022 lõpu kui ka 2023 eelarve menetlusega ja tehakse kokkuleppeid talihoolde korraldamiseks. Päevakorra teine punkt oli Ojapõllu ja kliiniku detailplaneeringu algatamine. Ojapõllu ja kliiniku kinnistud asuvad Linnumäel Selveri vastas ja detailplaneeringuga jaotatakse planeeringuala maaüksused 5 eraldiseisvaks ehitusõigusega krundiks. Üks krunt on 0,7 hektarit, millele kavandatakse juurde veel loomakliinikule laiendused, abihooned, varjupaik ning laohoone. Järgmise krunt, mis on 1,8 hektarit, on kavandatud ratsutamis- ja võistlusväljakut teenindav hoone ja tallihoone laiendus. Ja lisaks tuleb sinna 3 ligikaudu 0,56 kuni 0,51 hektari suurust elamukrunti. Päevakorrapunktis 3 Kärdla linna Uustänav 12 kehtestati detailplaneering ja tegemist on endise Hiiumaa haigla polikliinikuga. Hetkel käivad seal ehitustööd ja detailplaneering näeb ette, et Uustänav 12 maaüksusele ehitusõigus ja hoonestusala määramisena kuni 4 hoone püstitamiseks. Ja kinnistu otstarve on 20% ärimaa, 80% elamumaa ja plaanitakse rajada korterelamu ja majutushoone. Kiduspea küla Meretooma maaüksuse detailplaneering kehtestati samuti ja planeeringuga kavandatakse üldplaneeringus 8 meetri lubatust kõrgemat hoonet, et oli soov hoone kõrguseks 9,4 meetrit. Ja need eelnõud kõik ka kinnitati. Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine on Mäe tänav 2 käina asuv kaunite kunstide hoone ja sõlmitakse üürileping Hiiumaa haiglaga otsustuskorraks 25 aastaks. Üürileping ruumid antakse tasuta kasutusse, kuid on kohustuseks renoveerimiskohustus ja ruumide ülalpidamiskulud. Ja sinna haigla planeerib rajada Hiiumaa tervisekeskuse ja sinna tuleb ka eeldatavasti hambaravikabinet. Siis tulid arutusele teisel lugemisel olnud Pühalepa raamatukogu põhimäärus ja Pühalepa raamatukogu kasutamise eeskiri. Eelmisel volikogul ühinesid Palade ja Hellamaa ja Suuremõisa raamatukogud. Asutuse asukohaks on Palade kool, Palade küla ja raamatukogu täidab lisaks ka Palade põhikooli ja Suuremõisa lasteaed põhikooli kooliraamatukogu ülesannet.
ja need eelnõud võeti vastu ja asutused ühendati juba eelmine kord. Teisel lugemisel oli eralasteasutuste ja eraüldhariduskooli toetamise kord ja selle korra alusel on 1. septembrist ühe lapse kohta toetus lasteaialapse kohta 275 eurot. Esimesele lugemisele tulid spordikooli põhimäärus. Selle põhimäärusega Hiiumaa spordikool, mis on praegu Kärdla osavalla asutus, saab Hiiumaa vallavalitsuse hallatavaks asutuseks. Ja Hiiumaa sportpõhimäärus oli esimesel lugemisel ja plaan on samuti, et Kärdla osavalla asutusest saab Hiiumaa vallavalitsuse hallatav asutus. Ja asutuse tegevuskohad on Hiiumaa spordikeskus Põllu tänaval, Paluküla terviserajad Hausmaa külas ja Rannavolle väljakud Kärdla rannapargis. Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord, samuti teine lugemine, muudeti teisel lugemisel veel menetluse korda. 2023 on plaan siis spordiklubide toetused suunata spordiliidule ja jätkuvalt on toetuse liikideks siis tegevustoetus, mis on siis sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus kohaliku küla ja seltsielu või huvitegevust edendava ürituse korraldamiseks või taotleja regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulu katmiseks samal aastal, sealhulgas ka siis halduskuludeks. Ja projektitoetus on siis selline toetus, mida MTÜ-d saavad taotleda, kus vallale antav sihtotstarbeline toetus valdkondades kogukonna ja valla arengule suunatud Hiiumaal toimuva maakondliku tähtsusega tegevuse ürituse toetamiseks või sihtfondist ja programmist rahastatava avalikkusele suunatud projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks, samuti valla esindamiseks väljaspool valda toimuval kultuuri- või spordiüritusel. Üks mahukam dokument eile oli Kõrgessaare arengustrateegia ja arengustrateegiat hakati koostama kevadel. Augustis toimusid erinevad kaasamiskoosolekud Kõrgessaare piirkonnas ja on valminud siis dokument, mis volikogule saadeti esimeseks lugemiseks. Strateegias siis toetatakse elukeskkonda, ettevõtluskeskkonda, külastuskeskkonda ja on planeeritud siis vastavad meetmed selle valdkonna toetuseks. Ja arendustegevus toetab lisarahastusmeede Kõrgessaare programm, mille rahaline maht on 2022–2026 aastatel kokku 500 000 eurot Hiiumaa valla eelarvest. Päevakorrapunktis number 14 oli volikogul arutelu Kivi-Jõri teisaldamise kohta. Sellekohased suunised on siin juba kevadel arutatud ja vallavalitsus on vastavad toimingud teinud. 15. august oli ka rahvakoosolek, kus sai kaasa rääkida ja kus olid kaasatud eksperdid. Ja volikogu otsustas teha protokollilise seisukoha siis ka valitsuse tegevuse toetuseks ja selle tekst on siis selline. Hiiumaa vallavolikogu toetab Hiiumaa vallavalitsuse otsust teisaldada Kärdla linnas skulptuur Kivi-Jüri, mis ei sobitu meie avalikku ruumi. Toetame Hiiumaa vallavalitsuse otsust teisaldada vallas mälestis Hiiumaa militaarmuuseumisse Tahkunas. Ja praeguste plaanide kohaselt peaks siis juba oktoobrikuus see toiming
tehtama, et selle kohta kindlasti antakse siis ka infot, et seal tuleb tegemist teede sulgemisega ja et siis oleks inimesed ka teadlikud. Kõikide dokumentidega saate tutvuda Hiiumaa valla dokumendiregistris ja järgmine volikogu toimub meil 17. novembril. Tänan tähelepanu eest ja ilusat sügise jätku teile!